tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, mis sai tema sisemisest jõust, kuhu see kadus, mis on kaaslasel mureks. Nii, vaatame. Ma proovin jälle kasutada pööratud kaarte. Muidu ma alati vaatasin neid õigepidi, nüüd ma keeran neid nii ühte kui teisipidi. See tähendab, siis on vastused või kaardi tähendus natuke teistsugune. Nii, vaatame, kas sellest, mis sellest ladmisest välja tuleb. Vaatame. Nii. Kõigepealt vaatame, mis energiates teie olete. Ja siis vaatame teie partnerit. Ja siis vaatame teemat. Nii, kõigepealt, mis energiates teie olete. Te ei ole praegu õnnelik. Te ei ole ka otseselt kurb, te olete millestki lahti lasknud, aga samas te olete mingi valiku ees. Ma räägin, et see valiku ise ka ei lähe nii, nagu teie tahate. Te saate sellest üle. See ei tee teid nüüd nii hullusti kurvaks, eks ole, et oleks väga halb olla. Aga te ei ole ka praegu eriti õnnelik. Ilmselt see valiku tegemine on varsti teil ees. Nii, mis energiatest te praegu olete? Mingis mõttes teil on hirm mingite uute alguste ees, mis teid ees ootavad. Kas mingi täiesti uus eluetapp, sest see lõhub ära kõik vana ja võib-olla teid hirmutabki see uus, mis on tulemas. Kuigi see on lihtsalt hirm, on ju, võib-olla läheb kõik hästi. Nii, mis teil praegu toimub siin? Te ootate, et vaadata, kas need sisemised hirmud, kas te saate need lahti lasta endast. Praegu tundub, teil on keeruline oma hirmudest üle saada. Te proovite nendega tegeleda. Imperaator, kes tegelikult ei ole imperaator, ta näitab ennast kui imperaator, aga ta ei anna imperaatori või nagu seda malli välja, sest esiteks ta kuritarvitab. Ta on siuke hästi jõuline, hästi kontrolliv mees ja ta tahab nagu hästi julgelt kuidagi teie ellu nagu sisse sõita või olla siuke hästi aktiivselt nagu siukene kuidagi teid nagu raputada või ma ei tea, nagu ta natuke vahepeal nagu ei ole nagu adekvaatne või see mees. Või ta valab mingit oma viha vahepeal välja või siukene nagu mitte hulljulge, aga ikkagi siuke nagu agressiivne või ma ei tea. Mis teil praegu elus toimub? Siin on jälle hoopis teine mees teie elus, kes tuleb armastusega, kes tuleb teile tooma transformatsiooni. Aga kõik ei ole veel lahenenud, siin on veel takistusi ees. Tasakaalu ei ole teie sees, kuigi tundub, et peaks nagu asi kõik paremaks minema, et justkui praegu on kõik korras või tulevik tundub ka justkui korras, ütlete omale mõttes niimoodi. Tegelikult muutused tulevad, hakkab varsti teine tsükkel teil pihta, aga tasakaalu teil praegu ei ole tänu sellele hirmule, selle uue alguse ees, mida te arvate, et nüüd siin kohe-kohe saab kätte või juhtub midagi teie elus varsti on. Teil on suur närvipinge sees. Te ei näita ka oma aktiivsust välja, isegi kui teile keegi inimene meeldib. Te ütlete, ei, ta ei meeldi mulle, te ei näita aktiivsust välja, et te nagu ei unista ka. Teil ei ole nagu roosasid prille selle armastuse ees või selle inimese ees, eks ole. Te ei astu ka nagu mingeid aktiivseid samme, võib-olla te ei armastagi teda. Sest te võtate, võib-olla suhtutegi temasse täiesti ratsionaalselt nagu mõistusega, sest siin roosa prillid kukuvad täiesti teile eest ära. Ja samas te nagu ei armasta ka teda, eks ole. Nii, vaatame, mis toimub teie partneriga, partneri elus, mis energiates on teie partner. Vaatame, mis energiates on teie partner.
partner on nagu rahulikum, ta teab, et praegu peab ootama midagi, muidugi tema ka kardab, ta on mingisuguses ka ootuse seisundis, aga kõrgema poolt ta teab, et praegu ei saa midagi teha, praegu peab lihtsalt ootama, kuigi hirm on. Kui on rahaline küsimus, siis mingeid uusi sissetulekuid ta praegu ei näe. Ta ei tunne ennast nagu üldse võidukana, ta tunneb, et ta on nagu lüüa saanud. Ta ei taha nagu selle peale mõelda ka, et issand, kas siis üldse uut rahalist sissetulekut mulle ei tule, et mida ma pean tegema, on ju. Lahendust nagu veel praegu ei ole. Ja sellest maailmast ei ole ka, kusjuures see mees võtab ka nagu maailma, näeb täiesti ratsionaalselt, tal ei ole ka mingid roosasi prilli eest, ta ka ei unista, ei tea millest, on ju. Lihtsalt ta teab, et kõik on enese kätes, et mis valiku ma teen, vot selle ma saan, eks ole. Ka kuidagi tundub, et mees on materialist. Ma tahaks öelda, et ta ei usu saatusesse, aga praegu ta küll tahab, et saatus oleks tema poole peal, et ma olen nii kaua kurvastanud, ma olen nii kaua olnud sellises nii-öelda hapus meeleolus, on ju, et oleks aeg, et Fortuna mulle naerataks. Et no natuke veel, et palun naerata, tee nii, et mul läheb elus kõik hästi, on ju. Et ära seo midele käsist jalust kinni, et ma midagi justkui teha ei saa. Mingi vana asi ei ole sellel mehe veel lõppenud. See käib ta elus, sellepärast, et ta ei leia, sellepärast, et see vana asi on lõpetamata, ei leia ta ka endast tasakaalu ja see kurvastab teda. Mis energiates see mees on? Ma praegu ei täienda, ma lihtsalt räägin mehe, mis energiates mees on. Kes teab, see teab ise, millest jutt on, eks ole, pärast vaatame. See mees on abivalmis. Ta alati läheb inimestele appi ja ta läheb hea südamega appi. Ta ei tee vingus nagu, et näe, ma pean jälle appi minema. Ei, ta armastab inimesi aidata, talle meeldib see. Kuigi vahepeal võib-olla see aitamine võib minna pikaks või kuidagi muuta teda natuke nagu, et näed, ma pean alati aitama. Ma ei oska öelda, aga ta läheb alati aitama inimesi. Isegi kui ta teinekord olukord on happu endal või midagi seal on. Võib-olla ta on ohvi rollis, arvab, et ta peabki inimesi aitama. Või kõik ootavad temalt seda, et ta tuleb ja aitab, on ju. Nii, mis see energia selle mehel vees on? Ta on tavaliselt selline, kes enne kui ta tegutseb, ta alati mõtleb strateegiliselt kõik valikud üle, mida ja kuidas teha. Praegu ta on mingid oma valikud juba teinud ja ta arvab, et see juhtub juba lähiajal. Oleks täht nagu õiget pidi, et siis nagu kauge aja pärast. Aga kuna on tagurpidi, siis ta arvab, et kui ta nüüd selle otsuse ära tegi, et siis asi läheb nagu kiiremini täide. Nii, tema tahab mõjutada, mitte enam minevikus, sest ju siis on see juba olevikus, kui ta on, ma praegu niimoodi tõlgendan, võib-olla muidu teine tähendus, et ta teab, et ta peab praegu ise võtma ohjad enda kätte, et see minevik, see pöördus ära nagu praegu olevikuks, et aga ma veel ei saa tegutseda, aga ma tean, ma pean võtma ohjad enda kätte. No siin enne rääkis, et ta peab ootama, eks ole. Ma ei täpsustanud, et ta teab, et ta peab ootama natuke aega, aga et mida ma ei täpsustanud, eks ole. Siin ta jälle räägib sellest ootamisest. Nii, ka vaatame siis. Mis sai selle partneri sisemisest jõust? Mis sai selle partneri sisemisest jõust? Kuhu see kadus? Mis sai selle partneri sisemisest jõust? Kuhu see kadus? Mis sai selle partneri sisemisest jõust? Ütleme niimoodi, et see saatan mingisugused ei tule see sõna meelde.
noh, kui me oleme mingites asjades sõltuvuses, on ju, ükskõik kellel mis teema on, see on täiesti individuaalne, on ju. Tema arvab, et tema on oma sõltuvusest lahti saanud, aga vähemalt ta üritab lahti saada mingist oma sõltuvusest. See praegu tal väga edukalt veel välja ei tule, aga ta teab, et ta läheb õiget teed, et on õige aeg sellest saatanast lahti lasta, mingisest oma sõltuvusest, kellel on joomine, kellel alkohol, kellel on võib-olla sihuke töönarkomaania, kes seal armastab seal, ma ei tea, maalida kogu aeg, ütleme, kellel on mingi muu asi, on ju, kes armastab kogu aeg ainult seal looduses olla näiteks. No ma räägin, et kellel mis asi on. Aga see mees ütleb, et mina tegelen praegu selle oma sõltuvusest vabanemisega. Mul ei lähe praegu kõik hästi, aga ma tean, ma olen õigel teel, sest ma tean sellest sõltuvusest, ma pean lahti saama. Mis sai tema sisemisest jõust, kuhu see kadus? Mees on armunud tugevalt. Ta praegu üritab ennast selle armastuse eest kaitsta. Või ta kaitseb oma armastust. Oleneb, kuidas nüüd võtta. Kas ta kaitseb oma armastust? Või see armastus, mida ta nii tugevalt tunneb, on ta juba hakkab teda ära väsitama, eks ole. Mis sai tema sisemisest jõust? Et mingisugused alateadvuse hirmud koormavad teda, tal on hästi raske sellega toime tulla. Ta on nagu ebakindel ja see võib-olla mõjutab ka pereelu, sest siis ta on sihuke morn, ta on tusane, ta ei ole rõõmus. Mis sai selle mehe sisemisest jõust või selle partneri siis, kuhu ta kadus? Ja näete, naine ka tajub, et temaga käitutakse ebaõiglaselt. Ja et see mees ei ole enam selline särav nagu päike, eks ole, morn, selline tujukas, võib midagi halvasti öelda, et isegi nagu naine tajub seda. Mis sai selle mehe sisemist jõust, kuhu see kadus? See mees praegu, see mees tahab kuskile minna kohe, no nii kiiresti, kohe nii õudselt kiirustab kuhugi minema. Kuhu sa kiirustad minema? Ma juba olen teel või tahan kohe teele asuda, aga kahjuks seda olukorda ma ei saa mõjutada. Aga ma ei saa seda ka oma südamest lahti lasta, seda teekonda, mida ma tahan ette võtta. Aga see võib mul lõppeda nagu mingisuguse krahhiga. Ma pean siin võitlema. Ma pean ise selle eest võitlema, ma pean selleks väga palju oma jõudu ja panustama sinna, et selle kaitsmisega toime tulla. Mida sa kaitsed siin, kuhu sa nii ilmselt minna tahad? Ma tean, ma näen välja nagu narr, ma tean, et vahepeal ma ei mõtle oma asju läbi, aga mis siis? Ei tahagi võib-olla vahepeal läbi mõelda. Ma käitun vahepeal nagu poisikene, aga ma ei taha seda armu kolmnurka enam. Ma tahan minna mingisugust koostööd tegema või pakkuma hästi jõuliselt kellelegi mehele, et see siis nagu lõpule viia. Aga see ei pruugi kiiresti toimida. See mees läheb nagu mingile sõjaretkele armastusega seoses, on ju. Tuli nägi võitis. Et kas see ongi see sinu sisemise jõu puudus, et miks sa oled siukene, oma naisega siukene turtsu, plärtsu, et sa ei ole enam see, mis sa vanasti olid, siuke rõõmus. Kas see sisemine jõud sinust on sellepärast ära kadunud või? Et sul on kuskil keegi teine naine, kes sulle meeldib või? Kas sellepärast on su sisemine jõud kadunud või? Ei, ta ütleb, et mul on küll see jõud olemas, aga mul on nagu asjad teistmoodi. Mul on nagu mingi uus olukord ja ma tõesti, ma nagu kaitsen seda. Keegi ei tohi seda puutuda.
mis sai sinu sisemisest jõust, et kas see oligi see põhjus, miks sa oled selline? No, sest mul on tunne, et ma ei liigu kuskile edasi, aga ma ei taha ka praegu enam kurvastada. Jällegi torn, on ju. Ma tean, et see asi tuleb nagu lõpule viia niimoodi, et saaks täitsa uus asi alguse. Et ma ei kiirusta praegu. Mis on sellel kaaslasel mureks, et ta on nii teistsugune ja seda sisemist jõud justkui ei ole, on ju. Et mis on selle kaaslasel mureks? Mis on selle kaaslasel mureks? Kuhu tal see elujõud kadus ja mis tal viga nagu on? Kuhu selle kaaslasel, mis on kaaslasel mureks? Ütleb, et algul ütleb esimese hooga, et midagi ei ole, siis ütleb, et armastus on. Ma tahan selle armastuse, ma tahan kas selle inimese juurde minna või ma ei taha enam seda armastust tunda, sest see väsitab mind tohutult, et ma ei jaksa enam selle peale mõelda. Ma olen nii väsinud. Mis on selle kaaslasel mureks, et ta on selline? Ja see näitabki, et mees mõtleb kõiki asju väga tugevalt läbi. Ta võib teha täiesti valesid otsuseid, sest tal on praegu hästi raske olla. Ta tunneb ennast hästi kehvasti. Ta tunneb, et tal on nagu, et ta enam jõud on otsas, kui ta kohe ei saa armastust, kui ta kohe kas või natukenegi ei saa seda armastust. Armastust kellelt? Ma tean, et ma ei tohi tormata. Ma pean selle inimesega ikkagi koostööd tegema, et ma ei tohi tormata, ma pean rahulikult minema. See teebki mu nagu tuju halvaks, et ma tahaks kohe tormata tema juurde ja temaga kuidagi suhelda või mingi kontakti saada, aga ma ei tohi tormata ja see ajab mu meele nii mõrudaks, sest ma tahan tema armastust. Ma olen temast juba nii sõltuv. Sellepärast ma olen kodus ka nii pahur ja ma ei hoia ennast üldse tagasi, plõksin ja paugun seal nii, et vähe ei ole. Ja just see, et ma tahan minna, aga ma ei saa praegu minna. Kuidas sa siis oma kaaslasega käitud, kui sa niimoodi siukene pahur oled? Kuidas sa siis kaaslasega käitud, kui sa oled siin praegu selline, nagu sa oled? Kuidas sa selle oma kaaslasega käitud? Mul ei toimu temaga mitte midagi. Meil ei ole temaga isegi võib-olla mitte siukest füüsilist kontakti, aga ma ei hakka talle valetama ka, sest ma tean, et sul tuleb suhteliselt kiiresti välja, et ma ei valeta, ma ei varja, aga ma ei taha temaga ka füüsilist lähedust enam oma nagu partneri või selle naisega. Nii, et mul ei ole nagu siuksi tundeid ta vastu. Kuidas see sellele naisele väljendub sinu käitumine? Et kõik justkui ikkagi läheb edasi nii nagu vanasti, et käime seal koos, kus vaja, teeme asju, mis on vaja. Ja siis ma lähen kiiresti oma teed, sest ma lihtsalt ei taha enam nagu mõelda. Ma olen endast nii väljas, ma olen nii tige, mul on emotsioonid nii tugevad, et ma tahan kodust välja minna, et teised ei saaks tänu minu siukestele pahale tujule, et nad pihta ei saaks. Ja mul on nagu nii halb praegu, et kuidas see naine ikkagi minuga niimoodi saab käituda, et kas ta siis tõesti ei unista minust, kas see naine tõesti ei armastagi mind siis või? Sa oled nii paha naine, on ju. Sa räägid nüüd kellest, oma silmarõõmust või? Või sa räägid oma naisest? Ta ei tea ise ka, mida ta räägib. Kord räägib oma naisest, kord jälle sellest silmarõõmust. Tal on peas nagu puder ja kapsad selle mehel praegu. Tal on nii emotsioonid möllavad, ta ei suuda ennast üldse vaosuida, ta on nii närviline, ta muretseb, ta on vihane, ta on tige. Tal on emotsioonide skaala, käib nii üles-alla kohe. Hästi praegu nagu nii rahutu. Nii tahaks minna, aga ei saa, on ju, nagu ta räägib. Tahan minna, aga ma ei saa praegu, see jääb mingi vihad, sest ma tahan kohe minna, need karikate äss lendas kohe pakist välja. Nii. Aga kuidas sa plaanid oma kaaslasega edaspidi käituda?
mida sa plaanid oma kaaslasega käituda, mida sa plaanid oma kaaslase suhtes ette võtta? Kaitseb ennast kaaslase eest, ütleb, sest ma olen ikkagi kurb. Aga ma praegu veel ei näe ka midagi uut. Ma veel ei näe ka midagi uut. Kuidas sa kavatsed selle oma partneri suhtes siis käituda? No võib-olla ma lähengi kunagi tema juurest ära ja teengi talle nagu torni täiesti, et jah, jätangi ta maha, eks ole. Aga mida sa oma kaaslasel oled rääkinud? Sest ta ei saa aru, miks sa oled siuke imelik, on ju, mis sul nagu viga on, et mida sa oled oma kaaslasele rääkinud, kui kaaslane küsib, et mis su viga on, miks sa oled selline, mida sa oled oma kaaslasele siis öelnud? Siis on see mees kiiresti teinud mingit teist juttu, et ära sega või pole sinu asi või mida sa uurid, on ju. Siis on hakanud oma töid nagu edasi tegema, on ju. Mida sa oled ütlenud, kui kaaslane küsib, mis sul viga on? Ta ei taha veel otse välja pahvatada, et ma olen armunud, ma armastan ühte inimest, on ju. Ta veel hoiab seda enda teada, see mees. Ütleb, praegu ma seda veel välja ei pahvata. Praegu ma veel hoian seda enda teada. Kas partner, kas see naine, kas teie naine nagu saab aru, et teil võib olla keegi teine silmarõõm? Kas teie naine võib aru saada, et teil on keegi teine silmarõõm tekkinud? Aga mul on täiesti suva, mida ta mõtleb. Et mina tunnen nii, nagu ma tunnen ja mind ta praegu siin kodus ärritab. Mul on täiesti ükskõik, mida ta mõtleb. Ausalt, mul ei lähe üldse korda. Nii. Kui sina naine nagu vaatad siin seda, kas sina saad aru, et su kaaslasel on keegi armuke tekkinud või? Mul on nii raske olla, aga see olukord on nii kaua kestnud, et see ei lahene ka veel kuhugi poole, et see on nii teistmoodi, aga ta on nii kaua kestnud, ma olen nii väsinud. Ma tahan, et meie kodu tuleb uuesti harmoonia ja rõõm tagasi. Kas sa arvad, et tal on keegi armuke või sinu mehel? Võib-olla jah, sellest, et ega ta ju ei räägi mulle, kui ta kuskile läheb. Ega ta teinekord isegi ei ütle, kuhu ta läheb. Et ta lihtsalt läheb minema ja kõik ja mina jään siis oma selle, et vahest mul on hing nii täis, et ma isegi ei muret seda pärast, et no mingu siis, eks ole. Sest ma saan aru, et see mees on nagu, et mul see partner on selline, et ta ei hakka mulle ette kandma, kuhu ta läheb või mida ta teeb, on ju. Kas sa arvad, et see mehe käitumine sinu suhtes võib muutuda? Kas sa arvad, et see mehe käitumine võib sinu suhtes muutuda? No ma tahan loota, et see läheb transformatsiooni, et ta lõpetab selle kihutamise sinna edasi-tagasi ära, et ta tuleb tagasi perekonda. Ma loodan vähemalt, et ta tuleb tagasi perekonda, et see kõik taastub, mis meil vanasti oli see suhe. Siin te saite teada, mis on sellise imeliku tujukuse põhjuseks teie kaaslasel. Et sellega on siis tänaseks video läbi. Aitäh teile, kes te vaatasite. Uued tulijad, vajutage tellinuppu, vajutage ka musta kellukest. Kes tahab minuga teha eraviisiliselt nagu siukest seanssi, seda saab teha Messengeris videoseansina. Kui tahate ise küsida oma küsimusi minu käest, siis selleks kirjutage mulle piiv.rutt@gmail.com, seal lepime siis kokku päeva ja kellaaja, millal siis saab teiega videoseanssi teha. Vastuvõtu ajad on hommiku 10 kuni õhtu 8, selle ajavahemikus saate omale sealt leida sobiva kellaaja, mis teile sobib. Ma võtan vastu iga päev. Et saate valida siis esmaspäevast pühapäevani, mis päev teile sobib ja mis kellaaeg teile sobib 10-8 õhtul selle kellaaja vahel. Et seanss on muidugi tasuline, see ei ole ilma rahata siiski.
siis sinna läheb minu isiklik aeg ja energia, mis ma teile panustan. Et siin te saate niigi tasuta videosid, on ju, aga kui on isiklikud küsimused, siis ikkagi selle eest tuleb ikkagi energiavahetust teha. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.